tere hommikust! Jätkuvalt Kilpisjärvil. Mann vormistab hommikuks lapsele pannkooke. Ise sõime võikusid. Öö oli palav, kui leebelt öelda. Aknad uksed olid lahti. See omakorda tähendas seda, et öösel lendas tuppa rämedalt sääski. Aga kõrvatropid kõrvas, siis tegelikult ega see piin ei häirinud. Ja millegipärast siin täna sääsed mind nagu üldse süüa ei tahtnud. Mann nurises, et teda närisid. Et võta siis kinni. Miks need sääsed mind väga ei tahtnud? Täna siis plaan sõita edasi. Arvanud üks paari tunni pärast stardime. Aga noh, vaated. Lihtsalt magnifico. Ma ei tea, kui hästi siit näha jäävad praegu. Aga sinnapoole me läheme. Stay tuned. Jalamine on meil siin sellises lahedas mökkis, võiks öelda. Kaasaegne, 2 magamistoaga. Ja täitsa mõnus ja mugav koht. Jällegi julgen soovitada. Täiesti tavaline vaatepilt. 2 põhjapõtre. Lihtsalt jooksevad kuhugi. Keset teed. Täielik pühaduse teotus. Ma tegin kohvi. Niimoodi, et ma ei mõõtnud ei vett ega kohvipuru. Ma nüüd ei tea, mis sest välja tuli. Sellised suurepärased mägijõed kohe tee ääres. Norras väga tavaline. Lärm on päris korralik. Loodetavasti videole midagi ikkagi heli jääb. Aga super ilus on. No lihtsalt super ilus. Roadtrip Norras põhimõtteliselt näeb välja siuke, et sõidad kilomeetri või 2, jääd seisma, naudid, siis sõidad jälle kilomeetri või 2, jälle jääd seisma, naudid ja niimoodi see käibki. Ja sellisest 100-200 kilomeetrisest teekonnast saab 3-4 tunnine teekond. Aga emotsiooni saab kõvasti. Soovitan. Jõudsime siis nüüd otsapidi Tromsusse. Hotellini läheb veel mõni minut aega. Tuba ei ole veel valmis. Tänase öö veedame siis siin Tromsus. Hetkel tulime Manniga sööma. Sten ütles, tema süüa ei taha. Tal on kõht komme täis. Chillib niisama, eks ta tuleb siis omapäi millalgi kuhugi. Otsib, mis talle söögiks sobib. Meie tulime siukse kohta nagu Pasta Fabriken, väike pitsa mulle. Mann võtab Caesari salati. Ja eks siis paistab, söök on Norras, või väljas söömine on Norras kallis. Ja samamoodi on parkimine siin rämedalt kallis. Aga noh, eks seda oli ette arvata. Olime sellega arvestanud. Meie reisil mütoloogiliste olendite elupaikadesse jõudsime siis hetkel Tromsös olevasse trollimuuseumi. Käisime, külastasime. Ei olnud väga suur muuseum, aga väga asjalikult tehtud ja täitsa okei oli. Vaatasime erinevaid trolle, kuulasime Edward Griegi ja nüüd vaatame, mis edasi saab.
tõmbame tänased otsad kokku. Jõudsime hotelli. Hotell on super ilusaga vaatega. Et nüüd üritaks puhata. Homme jõuame lõpuks oma reisiga Lofootideni. Loodetavasti saab homme teha ära ka esimese praamisõidu. Tänased emotsioonid minul vähemalt on väga ägedad, ülevad, väga ilusad vaated olid. Lennutasin drooni mõnda aega. Kui äkki mahti on, siis panen mõne kaadri siia video lõppu ka. Homseni!